alati on vahva käia Eestis kuskil teistes just väiksemates kohtades ja tutvuda nende inimestega, see on nii põnev minu jaoks. Kuulda, mida teie siis kokkate ka, nagu tagasisidena, see on ju meie ühisüritus täna, kus me vestleme koos ja jagame oma kogemusi. Ja ma räägin siis hetke pärast, mis me teeme, aga ma teeks alustuseks sellise väikse tutvustuse. Siseajad rabarberi pakid, jääb spargel ja siis olid ühed need rabarberi lootsikud ka. Oota, lootsikuid teile ei tulnud, vürtsmoosi teile ei tulnud. Kohe söömiseks. Et vürtsmoos ja siis need lootsikud sa saad ka läbi näppida nüüd selle. Tegelikult ma nagu rohkem ei pane, õli ei tohi just nagu palju panna. Kes teeb rabarberi? Võiga õllega mõne või? Kala võite valmis panna, aga paberi peale. Nii, iga, jah? See läheb kala peale ära. Aga tead, see võite vahel käe. Ma arvan, et see on väga hästi. Nii, ma kontrollin, kuna see on nüüd natuke olnud, ma kontrollin, et ta ei ole kinni siin. Nii, nüüd vaatame, natuke vajab juurde. See peab külm olema, on ju? Jah. Ma eile tegin neid valmis. Ja siis me levitame selle niimoodi, et umbes jääb see sentimeeter. See, et jääb mõnes kohast natuke rohkem või vähem, ei ole nii suur häda. Ja nüüd on see põnev koht, mis kõik mõtlevad, et küll on raske, eks ole, keeruline. Tegelikult on niiviisi, et võtame siit keskelt niimoodi, lükkame siia peale. Näete, vajutame kinni, eks ju. Näete.
näete. Kus kulinnak, kui lihtne see on? Näete. Näete. Kas seal on veel müükimist teil või mul on üks varasem? See võilõhn on juba imeline. Mõtles seda ma nii mida. Saad jumal. Aga see ka ei ole nii suur töö, saab vast hakkama. Ei enam praegu. Aga kõik on toitaine.